Juuli 2026. Üks Venemaa kõige laastavamaid õhuväerelvi, Suhhoi Su-24M, ülehelikiirusega taktikaline pommitaja, valmistub õhkutõusuks Saki lennubaasist Krimmi läänerannikul. Varustatud täiskoorma täppisjuhitava nutimoonaga. See üksik lennuk võib Ukraina linnades ja asulates põhjustada tohutut hävingut, jättes endast maha vaid surma ja purustuse. Mida Venemaa aga veel ei tea, on see, et see konkreetne lennuk ei lahku enam kunagi stardirajalt. Sest 2 Ukraina tehisintellektiga juhitavat ründedrooni liiguvad otse selle poole ja on vaid hetkede kaugusel kokkupõrkest. Neid droone ei juhi ka tavalised operaatorid. Neid juhivad parimatest parimad eliitlahingu sukeldujad, kes on teinud ohtliku teekonna sügavale vaenlase tagalasse ja okupeeritud alale. Selleks, et leida ja hävitada see $1 miljoni väärtuses lennuk ning takistada sellel kunagi veel ühegi ukrainlase elu võtmast, nad veetsid nädalaid, valmistudes just selleks hetkeks. Nädalatepikkune varjatud jälgimine ja riskantne ettevalmistus kulmineeruvad peagi plahvatuslikult. See kõlab nagu stsenaarium mõnest suure eelarvega Hollywoodi kassahitist. Aga see on tõeline, pöörane lugu sellest, kuidas Ukraina supersõdurite meeskond hävitas ühe Venemaa tipptaktikalistest pommitajatest. Esimene peatükk, lõpu algus. Saki lennubaas asub Krimmis, väikese rannikuküla Novofedorivka lähedal. Selle ajalugu ulatub peaaegu sajandi taha. Natsid ehitasid siia lennurajad Teise maailmasõja ajal ning mõned ajaloo kuulsaimad isikud, nagu Winston Churchill ja Franklin D. Roosevelt, maandusid siin. Sõja lõppfaasis Sakis, tänapäeva jõudes, on Saki muutunud üheks väärtuslikumaks strateegiliseks kohaks Vene sõjaväe jaoks. Korduvalt on pommitajad ja hävituslennukid startinud siit, et visata pomme ja tulistada rakette sihtmärkide pihta. Kogu Lõuna-Ukrainas on venelased korduvalt kasutanud oma kontrolli Krimmi üle, et külvata tuld teistele Ukraina territooriumi aladele. Aga 2026 aasta suvel pöördus olukord ümber. Ukraina alustas oma nüüdseks ikoonilist Middle Strike'i kampaaniat, kasutades droone ja rakette, et pommitada maismaa koridori, mis ühendab Krimmi Venemaa mandriosaga. See sihtis ka kogu poolsaare erinevaid objekte, hävitades õhutõrjesüsteeme, juhtimispunkte ja logistikasõlmi, et oluliselt vähendada Venemaa võimet okupeeritud territooriumilt jõudu projitseerida. Saki oli üks neist kohtadest ja 24. juunil algas seal ametlikult tulekuu. Ukraina julgeolekuteenistus SBU ühendas jõud Kiievi Alfa eriüksusega, et korraldada lennuväljale laastav rünnak. Nad lasid õhku parve ühesuunalisi ründedroone, mis kihutasid kiiresti Saki ja teiste Krimmi sihtmärkide, sealhulgas Vardiiska sõjaväelennuvälja ja Kertši väina suunas. See kitsas veete, mis ühendab Krimmi Venemaa Krasnodari kraiga. Kunagi oli aeg, mil need droonid oleksid Venemaa õhutõrje poolt kergesti hävitatud, kuid enam see nii ei ole. Ukraina on aja jooksul järk-järgult Krimmi kaitsekilpi nõrgestanud, hävitades selliseid sihtmärke nagu radarjaamad ja Pantsiri õhutõrjesüsteemid ja S-400 raketipataraysid, muutes selle, mis kunagi oli üks Vladimir Putini impeeriumi paremini kaitstud piirkondi, pehmeks ja lihtsaks sihtmärgiks. Nende droonid lendavad õhus praktiliselt takistamatult. Venemaa alles jäänud kaitsevahendid on liiga aeglased ja liiga vähesed, et midagi ette võtta, kui droonid Sakile lähenevad. Nende sihtmärgid on 4 lennukihalli, mida kasutatakse hävitajate ja pommitajate hoidmiseks ja turvamiseks. Venemaa on aastaid nendele lootnud, et külvata kaost üle kogu Ukraina. Kremli vägedel pole muud teha, kui vaadata, kuidas häving lahti rullub, kui droonid jõuavad oma sihtmärkideni. Raevu, leegi ja suitsusähvatuses saavad kõik 4 angaari tabamuse. Nende nõrgad seinad annavad drooniplahvatuste raskuse all järele, põhjustades teadmatu ulatuses kahju kõigile sees peidus olevatele lennukitele. Silmapilkselt on üks Venemaa hinnatumaid sõjaväebaase muutunud leegitsevaks põrguks. Ja see on alles algus. Saki on peagi kogemas sama põrgut, mida Venemaa on sundinud ukrainlasi taluma alates 2022 aastast. Ja mõned Ukraina eliitüksused planeerivad juba veelgi suuremat missiooni, mis tarab ühe vaenlase tähtsaima sõjalise vahendi täieliku hävitamise. Teine peatükk. Järgmine rünnak. 1. juuli 2026. Eelmisest rünnakust on möödunud vaevu nädal. Saki lennukihangaarides on tulekahjud peaaegu kustutatud. Õhku täitnud paksud suitsusambad on lõpuks hajunud ja Vene remondibrigaadid hindavad esimese rünnaku käigus tekitatud kahju ulatust. Aga Ukraina ei kavatse niisama käed rüpes istuda ja Venemaal taastuda lasta. Nad kavatsevad Saki lennuvälja uuesti ja uuesti rünnata. Iga järgmise rünnakuga järjest tugevamalt ja jõhkralt, andmata järele enne, kui kogu baas ja kõik selles on lõplikult maa pealt pühitud.
Sest kui Saki on venelaste jaoks nii oluline, siis on sama tähtis ka Ukraina jaoks see lennuväli maatasa teha. Ja tagada, et mitte ükski Moskva hävitaja ega pommitaja ei saaks sealt enam kunagi õhku tõusta. Ja nii, kui esimese rünnaku tolm pole veel jõudnudki hajuda, tõusevad Ukraina droonid taas taevasse. Veel kord. SBU on selle rünnaku taga, kasutades oma parimaid operaatoreid ja kõige suurema lõhkejõuga kaugmaa ründedroone, mis läbivad palju miile üle okupeeritud alade ja jõuavad Krimmi poolsaare õhuruumi. Möödudes Venemaa üha napimatest kaitsevahenditest teel sihtmärgini, nagu ka esialgse rünnaku puhul, on nende sihtmärkideks erinevad angaarid, mis on üle baasi laiali. Venemaa komandöörid võivad olla jonnakad, kui nad pole nii rumalad, et jätta lennukeid lihtsalt rajale või avatud platsidele, kus Ukraina droonid saaksid need hõlpsasti hävitada. Selle asemel on kõik vaenlase lennukid peidetud nende angaaride sisse, mis pakuvad vähemalt mingil määral kaitset. Aga kui Ukraina suudab sellesse kaitsesse auke lüüa või isegi nende angaaride konstruktsioonilist terviklikkust kahjustada ja mõned kõrged seinad maa peale kukutada, võib ta lõpuks hävitada miljonite dollarite väärtuses lennukeid, mis seal sees peidus on. See ongi selle missiooni eesmärk. Eemaldada kaitsekihid, lüüa augud angaaridesse, millele Venemaa tugineb oma pommituslennukite kaitsmiseks. Teha sellist kahju, mis sillutab teed veelgi tugevamale rünnakule järgmisel korral. Tagada, et Sakõ jääks nõrgemaks ja raskemini kaitstavaks kui varem. See ongi eesmärk ja Ukraina droonipiloodid on täielikult keskendunud selle saavutamisele. Nad juhivad oma mehitamata õhusõidukeid ehk droone sihtmärkide poole. Venemaa kurnatud kaitse ei suuda neid peatada. Kui 7 drooni tabasid angaare, kinnitasid Ukraina luureagendid hiljem, et 2 neist angaaridest hoiti osa Venemaa parimatest lahingulennukitest, sealhulgas Su-30 ja Su-30. SM hävituslennukid, mille väärtus on sõltuvalt konfiguratsioonist 30–50 miljonit dollarit lennuki kohta. Eriti just Su-30 SM on oluline osa Kremli õhuohust. Algse Su-30 Flank-SC tugevalt uuendatud versioonina suudab Su-30 SM kanda kuni 8000 kilogrammi kaaluvat relvalasti. Oma 12 välise ripsõlme kaudu suudab see saavutada tippkiiruseks umbes 2120 kilomeetrit tunnis ning selle lahinguraadius on kuni 1500 kilomeetrit. Need tehnilised näitajad on võimaldanud sellel hävitajal ja teistel sarnastel lennukitel läbi viia lugematul hulgal lahinguoperatsioone Ukraina linnade, asulate ja väikeste külade vastu. Aasta-aastalt on lennukid lahkunud Sakõ lennuväljalt laadituna liugpommide ja täppisrakettidega, tulistades oma laskemoona Krimmi õhuruumi suhtelises turvalisuses ja hävitades Ukraina sõjalisi sihtmärke ning tsiviilinfrastruktuuri sellistes piirkondades nagu Herson ja Zaporižja. Aga seda ei lasta enam juhtuda, Ukraina droonimeeskonnad hoolitsevad selle eest. Ja samal ajal, kui mõned operaatorid tähistavad baasis, vaadates oma ekraanidelt leegitsevaid angaarid, teine üksus liigub positsioonile palju ohtlikumas piirkonnas, sügaval vaenlase tagalas. 3. peatükk vaenlase territooriumile. Rünnakud Sakõ lennubaasile olid siiani olnud mõjusad, kuid olid suutnud tabada vaid lennuvälja infrastruktuuri, angaarid, mitte nende sees olevaid lennukeid. On väga tõenäoline, et nende rünnakute ajal said mõned Saki baasis hoitud lennukid siiski kahjustada ning need rünnakud panid venelased ikkagi raskesse olukorda, kuna baasi kaitsevõime vähenes aeglaselt, kuid kindlalt. Samal ajal arvati, et lennukipark ise oli enamasti terve ning Venemaal oli endiselt võimalus Krimmist Ukrainale hävitavaid lööke anda, kui ta seda sooviks. Kui Kiievi väed tahtsid nendele rünnakutele tõeliselt lõppu teha, pidid nad oma taktikat muutma. Nad pidid ründama otse lennukeid endid, kuid see oli palju keerulisem ülesanne. Venemaa hoidis lennukeid angaarides, välja arvatud lühikesed hetked enne lahingutegevust, kui pommitajad viidi rajale ja valmistati õhkutõusuks ette. Ilma pideva jälgimiseta Saki kohal ei teadnud Ukraina väed, millal need missioonid toimusid. Ja isegi kui nad teadsid kavandatud väljalennu kuupäeva ja kellaaega, pidid nende droonid siiski läbima pikki vahemaid üle okupeeritud alade ning jõudma Krimmi. Selle aja jooksul oleksid nad tõenäoliselt Vene radarite või maajõudude poolt märgatud, kes saaksid siis Sakule teada anda, et droonid on teel, andes oma kaaslastele aega lennukid enne rünnakut angaaridesse tagasi viia. Seda silmas pidades oli ainus viis peaaegu kindlustada edukas rünnak lahingulennuki pihta, droonide väljalaskmine vaenlase tagalast, kus nad pidid sihtmärkideni jõudmiseks läbima vaid suhteliselt lühikese vahemaa. Selline ohtlik missioon nõudis Kiievi parimaid sõdureid. Rahvuskaardi Omega erioperatsioonide keskuse eriüksuse lahingusukeldujad. Täpsemalt öeldes koosneb Omega grupp, nagu seda tavaliselt nimetatakse, ainult parimatest komandodest. Nende kohta ja nende tegutsemisviiside kohta on vähe teada, peale selle, et nad on parimatest parimad.
Kui Ukrainal on vaja täita eriti riskantseid, keerulisi ja olulisi ülesandeid, pöördutakse Omega poole. Nagu sellise eriüksuse puhul tavaks, on Omega operatsiooni kohta avaldatud vähe üksikasju. Saki linnas. Kuid arvatakse, et lahingusukeldujate meeskonnale anti ülesandeks liikuda rindejoonest kaugemale, Tšungida okupeeritud aladele ja võimalusel liikuda Musta mere vetesse, et Saki linnale lähemale jõuda. Jälgida lennubaasi, et saada rohkem teada seal paiknevate venelaste tegevuse kohta ja sooritada ootamatu rünnak päris lennuki pihta, jättes vaenlase ilma igasuguse võimaluseta end kaitsta. Nii et juuni viimastel nädalatel ja juuli alguses, kui teised Ukraina droonimeeskonnad kavandasid ja viisid läbi oma rünnakuid Sakõ vastu, olid Omega sukeldujad juba teel Krimmi poole. Vaikselt liikusid nad varjudes, tungides sügavale vaenlase tagalasse, üha vaenulikumale territooriumile. Iga päev nende teekonnal oli täis ohtusid, iga nende liigutus võis olla nende viimane. Kui piirkonnas olevad Vene väed oleksid nad leidnud, nii palju asju oleks võinud valesti minna, kui nad sihtmärgile lähenesid, samal ajal kui nad transportisid rünnaku läbiviimiseks vajalikke UAV-sid ja kavandasid oma põgenemist tagasi Ukrainasse, et jääda vaenlaste ees mitme sammuga ette. Aga just sellepärast nad valitigi, sest neil on ainulaadne oskuste ja kogemuste kombinatsioon, mis on vajalik kõige raskemate väljakutsete ületamiseks. Ja juuli keskpaigas saabus lõpuks nende suurim proovikivi. 4. peatükk. Su-24M rünnak. Iga päev Krimmi ümbruses ja sees veedetud päevad suurendasid lahingusukeldujate riski. Nad ei saanud lubada endale liiga kaua vaenlase tagalas viibimist ja nad teadsid, et kui neid märgatakse või tabatakse, on see nende lõpp. Ei tuleks päästeoperatsiooni, ei üritataks neid välja tuua, ellujäämisvõimalust ei oleks. Tõenäoliselt kõrvaldataks nad koha peal või võetaks kinni ning venelased piinaksid neid jõhkralt, et saada teavet Ukraina operatsioonide kohta. Sellegipoolest jätkasid nad edasi, olles kindlad, et nende lõppeesmärk on riski väärt, mida nad selle saavutamiseks võtavad. Nad hoidsid lennubaasil kaugelt hoolikalt silma peal, jälgides lennuväljal elumärke ja mis veelgi olulisem, otsides lennukeid, mida võid ette valmistada Ukraina pommitamiseks. Lõpuks nad nägid seda. Su-24M. Tuntud ka kui Fencer on see igasuguse ilmaga taktikaline pommitaja pärit Nõukogude Liidu aegadest. See võeti kasutusele 1974 aastal ja osutus peagi üheks tähtsaimaks Nõukogude õhuväevaraks. Umbes 1400 sellist lennukit toodeti hiljem. Neist osa saadeti ka teistesse riikidesse. Paljusid kasutati konfliktides, nagu Nõukogude Afganistani sõda, esimene ja teine Tšetšeenia sõda ning Süüria kodusõda. Kahel julga turboreaktiivmootoriga varustatud Su-24M suudab saavutada tippkiiruseks umbes Mach 1,35 ehk üle 1000 miili tunnis. Sellel on 8 välistripsõlme ja võime kanda mitme tuhande naelajagu pomme, lisaks 6 toruga pöörlev kahur ning arvukalt raketiblokke õhk-õhk lahinguteks. See on Venemaa õhu- ja kosmosejõudude jaoks oluline ja väärtuslik vara ning Ukraina jaoks kõrge prioriteediga sihtmärk, kes on sõja algusest peale suutnud hävitada üle tosina sellise lennuki. Kui lahingusukeldujad märkasid Su-24M lennukit perroonil, teadsid nad, et see on võimalus, mida nad ei tohi käest lasta. Õnneks olid neil selle töö jaoks täiuslikud tööriistad olemas. Hoone-droonid, mille tootjaks on USA ettevõte Swiftbeat ja mille hind on umbes 10 kuni 11 000 $ tüki kohta. Need ründedroonid on spetsiaalselt loodud vaenlase varustuse ja sõidukite hävitamiseks ning Ukraina on neid hiljuti väga edukalt kasutanud. Neil on kere, mis on valmistatud paisutatud polüpropüleenist ja süsinikkiust komponentidest, 300 kV mootor ja 10 000 milliampertunnine aku, pneumaatiline katapuldi stardisüsteem ning nii sisemine kui ka satelliitnavigatsioonisüsteem. Sihtmärgi leidmiseks, Hornet on väga tõhus droonitehnoloogia näide. See kannab kumulatiivseid killulõhkepeasid, mis on mõeldud plahvatama kokkupõrkel ning sellel on ka 2 päevakaamerat, mis aitavad sihtmärke leida ja navigeerida. Lisaks sellele on Hornetil ka tehisintellektiga aju, mida ta kasutab sihtmärkide leidmiseks oma lennu lõppfaasis, nii et seda pole isegi vaja käsitsi juhtida, et tabada vaenlase objekti, mida ta hävitama hakkab. Need omadused tegid Hornetist Ukraina lahingusukeldujate jaoks ideaalse valiku. Kasutades pneumaatilist katapuldi käivitusseadet, lasid nad paar sellist drooni õhku. Koheselt aktiveerus Horneti mittestandardne raadiosageduslik side, mis muutis selle vaenlase elektroonilise sõjapidamise süsteemide jaoks peaaegu tuvastamatuks ja häirimatuks. Sukeldujad juhatasid selle lennubaasi suunas, enne kui lasid tehisintellektil navigeerimise üle võtta. Tänu sellele olid nad tõenäoliselt juba piirkonnast lahkumas, kui Hornetid Su-24M-ile lähenesid, mis kuulus Venemaa Musta mere laevastiku 43. iseseisva mereväe ründelennuväe polgu koosseisu. Videomaterjal ja üksikasjalik missiooniraport rahvuskaardi komandörilt Aleksandr Pivnentšolt paljastasid selle.
Esimene droon tabas lennuki nina enne, kui see jõudis õhku tõusta või enne, kui see jõudi lähedal asuvasse angaari peita. Seejärel liikus teine droon rünnakule, sihtides Su-24M kütusepaagi piirkonda ja süüdates kogu lennuki põlema. Rünnak oli kiire ja jõhker, tabades venelasi täieliku ootamatusena ega andnud neile mingit võimalust reageerida või vastata. Sealt edasi jätkus sukeldujate võimatu missioon, sest nüüd pidid nad okupeeritud territooriumilt märkamatult põgenema. 5. peatükk. Tagajärjed. Hornet-drooni maksimaalne lennuulatus on 130 kuni 160 kilomeetrit, mis tähendab, et lahingusukeldujad pidid rünnaku toimumise ajal asuma Saki lennubaasist sellel kaugusel. Isegi kui nad olid maksimaalsel kaugusel, oleksid nad ikkagi olnud rünnaku ajal vaenlase rindejoone taga mitme miili kaugusel, kui kõlasid häirekellad ja Vene vägesid hoiatati, et piirkonnas võivad tegutseda varjatud Ukraina jõud. Kui sukeldujate teekond Krimmi oli ohtlik, siis nende tagasitee piirkonnast oli veelgi ohtlikum, sest venelased olid nüüd tõenäoliselt nende kohalolekust teadlikud. Jällegi pidid nad lootma kogu oma oskustele, väljaõppele ja kogemustele, et jääda äärmise ohu korral rahulikuks ning pääseda sellest elu- ja surmaolukorrast. Kuidagi kõigi ootuste kiuste õnnestus neil see. Teatatakse, et sukeldujatel õnnestus naasta Ukraina kontrolli all olevale territooriumile, mis pani täiusliku punkti täielikult õnnestunud rünnakule. Operatsioon. Su-24M oli hävitatud. Venemaa oli kaotanud veel ühe osa oma pommituslennukite laevastikust. Veelgi olulisem on see, et Ukraina eriüksuslased olid oma vaenlasele selge sõnumi saatnud. Nad olid tõestanud, et okupeeritud alad ei ole enam Vene sõjaväe jaoks turvalised elamiseks. Nad olid näidanud, et isegi rohkem kui 100 miili kaugusel rindest asuvaid kohti võib igal ajal sihikule võtta. Ja et isegi siis, kui Vene väed arvasid, et neil on natuke hingamisruumi, Ukraina sukeldujad või teised eriüksuslased võisid neid üsna lihtsalt jälgida, peidus silmapiiril või varjudesse sulandunud. Lihtsalt oodates, et nad teeksid veel ühe vea, ootavad õiget hetke, et rünnata ja oma vastast taas nõrgestada. Kohtume järgmisel lahinguväljal.